Eks Tallinna linnavalitsuse elu on üks lõputu planeerimine, kuhu midagi mahub. No siin on päris hea, siin on jalakäijatele, siin on mingi heinamaa moodi taoline asi, ilmselt siis loodusrikkus ja elurikkus, siin on rattatee, siin on bussirada, siin on puhtalt autodele sõidurajad ja no siia mahub kõik, mis vaja, aga kohe, kui olud lähevad kitsamaks, on linnavalitsusel probleem. Täna esitles linnavalitsus oma plaane ühistranspordi arendamiseks. Augustist on tagasi tulemas trollid, et inimesed saaksid sõita Mustamäe, Kopli ja Balti jaama vahel ning plaanitakse bussiliinide jätkuvat kõpitsemist ning et ühistransport sõidaks kiiremini, loodab vastav abilinnapea teha uusi bussiradu. Ühistranspordiradade vajadus tuleneb sellest, et pakkuda ühistranspordile kiirust. Ja Tallinnas on ühistranspordiraдаsid, kindlasti on kohtasid, kuhu neid väiksemaid lõike saab veel täiendavalt ka rajada. Et olen ka ise Transpordiametil teinud ettepaneku, et kaaluda tasuks Sõpruse puiesteel linna tulev suund Lepistiku peatusest Tammsaare tee ristumiseni, et kus vastasel juhul hommikused tipptunnid ja õhtused tipptunnid ühistransport jääb linna tuleval suunal ummikusse seisma. Üks teine abilinnapea aga toonitas see peale, et linna peaks tegema ikka nii, et kelleltki midagi ära ei võetaks. Me näeme vaeva sellega, et leida projekte, kus kõik linnaelanikud võidavad. Me näeme seda tehnika tänava 3 kilomeetri pikkusel rattateel, kus me saame teha rattatee niimoodi raudteetammi kõrvale, et tegelikult sõiduradu ei vähenda ja see tähendab, et teiste elanike elu ei lähe halvemaks. Arutelusid ikka tekitab, aga ma arvan niiviisi, et ega me siin vastandada ei saa ja ei tohi. Et ühed tahavad autoga sõita, teised tahavad ühistranspordiga sõita. Ma arvan niiviisi, et ühistransport täna või nendel aastatel ei ole saavutanud seda, mida me tegelikult oleme temalt oodanud. Mida? Seda, et ta võtaks autodelt sõiteid üle. Aga kui ruumi ei ole, siis rattateid ei tule. Liivalaia tänava trammitee kärbiti juba varem, nüüd teatati, et sinna ei tule ka rattateed. Ning kuna selgus, et mere ääres reiditee valmimine ei vähendanud tegelikult Narva maantee autoliiklust, siis jääb ka sinna rattatee tegemine ära. Ma tegelikult mitu korda andsin ametnikele sama ülesande, et kas meil on kuidagigi võimalik teha need rattateed, ehitada valmis nii, et me ei peaks sõiduradu vähendama. Kahjuks vastus oli, et see ei ole võimalik. Äärmiselt oluline on see, et me pakume inimestele tõsiselt võetavat alternatiivi ühistranspordi näol, et keegi autost sunniviiselt kedagi ära tooma ei hakka, aga kui inimesed näevad, et meil on kaasaegne kvaliteetne veerem, mis ühenduskiirused on konkurentsivõimelisemad ja head mugavad ümberistumisvõimalused, siis alati tasub proovida. Ühistranspordiga sõitjad saavad aga tõesti võimalusi. Lisaks 40 trollile tuleb ka uusi busse ning juunist hakkavad taas trammid sõitma lennujaama. Samas pole Tallinna linn võtnud endale konkreetseid mõõdetavaid eesmärke, et ühistranspordiga sõitjate arv kasvaks. Kuidas on asjad tihti lugu käinud, on käinud niiviisi, et autodele luuakse takistusi, no siis pead paratamatult otsima nagu teisi võimalusi. Minu arvates on täna see põhiline takistus ühistranspordi kasutamisel, et ta on aeglane. Ja kui me selle saavutame, siis me oleme eesmärgi täitnud, rohkem inimesi valib ka auto asemel ühistranspordi.